Ja ma kirjastasin need raamatud. Ehk üks muidugi oli see, et kui ma kirjastan, siis ma läbi selle töö tegelikult süvenen veel rohkem. Aga üks mõte on see, et kui sa tahad heas keskkonnas elada, siis panusta sellesse keskkonda, et ka teised saaksid osa. Kuidas ma selle avastasin, see on tegelikult teekond. Algajana ma võib-olla polekski sinna jõudnud ja poleks märganudki seda. Sellepärast, et kui nagu see triloogiagi, ütleme, on see pealkiri on maailma loomine ja kui ma võib-olla omal nooremas ajas oma läbi ego elasin, siis ma olin see ise see maailma looja. Suur ego punn ainult, et kui meil ikkagi suured takistused ette tulevad, siis me hakkame mõtlema, et hakkame nagu suuremat pilti vaatama. Aga rohkem süvenedes, rohkem mõistes, siis hakkasid need ahaa-kogemused või vau-kogemused üksteise järel kogu aeg tulema ja mõistma tegelikult, kui suured võimalused on meie teadvusel tegelikult. Kui palju me saame ise enda eest ära teha, enda tervise eest ära teha, oma heaolu eest ära teha, oma sisemise rahu eest ära teha, et see oli minu jaoks väga suur avastus. Petrovi see triloogiagi räägib lahti seda, et sinna kuhu läheb mõte, sinna läheb energia. Ja misuke on see mõte, selline on ka see energia. Ja kui meil on destruktiivsed mõtted, siis me lammutame tegelikult ise ennast seestpoolt. Ja isegi lihtne valu kõrvaldamine on meie oma mõtetes kinni ja kuidas sellega töötada, ka siin on väga palju räägitud sellest. Ja esimene raamat ongi maailma loomine, päästa end. Esimene räägibki, et hakkame endast pihta, see endasse jõudmine. Muidugi öeldakse, et teekond iseendani pidi kõige pikem teekond olema, aga kuskilt peab ju alustama. Ja järgmine raamat on päästa maailm endas, ehk sa hakkad nagu juba rohkem oma sisemise maailmaga tegelema, ka oma sisemise maailma ulatust mõistma, et üks asi põhjustab sinus mingit teist asja, et ei ole kõik nii must-valge, et siin on väga palju kihte ja sügavust igas ühes ja see tekitabki maailma meis. Ja siis kolmas ongi see, et päästa maailm enda ümber. Et sa juba ka resoneerid endast väljapoole ja see sinu terve energia mõjutab ka juba väljapoole. See inspireerib teisi inimesi, see toetab teisi inimesi, see aitab suunata teisi inimesi. See ongi teekond. Alati on põhjus ja tagajärg, otsus ja mis tagajärjed teevad ja need on kogemused meil elus. Ja nende kaudu me liigume. Сенсация в мире науки. К такому мнению склоняются специалисты в ведущих странах мира, характеризуя методику российского ученого Аркадия Петрова. Древо жизни – это новая наука нового времени. Технологии управления собственным телом через сознание. Каждый человек, доказывает ученый, может своими силами вылечить любую болезнь. То, что мы делаем, это привлечь ваше внимание к нашим возможностям. Мы всегда надеемся на что-то. Надеемся на компьютеры, которые за нас какую-то работу сделают, еще на какие-то механизмы. А саморазвитием на самих себя мы никак, собственно, надеяться не желаем, не хотим. Но можно прямо сказать, ленимся. Потому что это путь саморазвития, он достаточно сложный. Это действительно непросто. Каждый день заниматься этим. Но он же ведет к результатам, и еще каким. Minu mõtlemine on vähe aeglane võib-olla sellise vene kultuuri ja temperamendi jaoks, et selleks paremini kohaliselt ma pidin 3 korda käisin ühte sama koolitust läbi üht sama kursust, et ikka sügavuti lõpuks aru saada. Ja Petrov ka ise alati selle koolituse alguses mainib, et need programmid on aktiivsed kollektiivsel tasandil ja loomulikult nad on venekeelses kollektiivsel tasandil aktiivsed. See, et transleerida, ütleme, meie kultuuriruumi seda, siis oligi oluline nad tõlkida eesti keelde. Et ta nagu transleeruks selle kaudu meie kultuuriruumi, selle kollektiivses teaduses olev aktiivne programm. Sest et meie alateadusega see kollektiivne ruum töötab alateadusel tasemel, kui ta on kollektiivses teaduses aktiivne. Aga kui ta on seal
poolaktiivne või üldse aktiivne, siis ta ei mõjuta meid mitte kuidagi ja me oma nagu teadusega seda leiutama hakata on väga raske. Meie ego loobub sellest ja ütleb, et ei saa hakkama ja meil ei tule välja. Sellepärast oligi selle raamatu üks tõlkimise põhjus, et tuua seda ühendust sealt kultuuriruumist siia, transleerida seda siia, et ka ta siin meie eestikeelses kultuuriruumis hakkaks paremini tööle. Regeneratsiooni ametlikud tõestused. Olen Tatjana Piroznikova ja ma tahan tunnistust anda organi regeneratsiooni kohta, mis taastus bioinformatsiooniliste tehnoloogiate mõjul. 1992. aastal eemaldati mul kirurgiliselt emakas adenomüoomi tõttu. Enne seda oli müoomi korduvalt ravitud, sealhulgas sain ka hormooniravi, mis suurendas kehakaalu ja tegi enesetunde halvemaks. Aga muus osas midagi ei muutunud. Kui ma tutvusin Arkadi Petrovi triloogiaga Maailma loomine ning lugemisel selgus, et organeid saab taastada teiste meetodite abil, mitte tavalise meditsiini meetoditega, vaid bioinformatsiooniliste tehnoloogiate abil, siis ma läbisin selle õppe 2 aastat. Teise astme õppel, kui Arkadi Petrov käivitas regeneratsiooniprotsessid, hakkas mul emakas taastuma. Kusjuures ma tundsin seda kohe, regeneratsiooni käivitamise hetkel. Ma tundsin alul, nagu mul oleks väikese tõmblusmasinad seal kohe toksima hakanud, selles kohas, kus mul asus välja lõigatud emakas. Ning pärast seda, toetades regeneratsiooni impulssidega, ma tundsin kuumavoogusid selles piirkonnas. 4 kuud hiljem, kui ma käisin kontrollis uute tehnoloogiate meditsiinikeskuses, kinnitati mulle, et mu emakas on taastunud, mis hakkab ka funktsioneerima. Väga raske on seda uskuda, mis toimub, kuid meetodid töötavad ja ma pole ainus inimene, kelle organid on taastunud. Me suhtleme pidevalt ja ma tean, et ka teistel inimestel on organid uuesti kasvanud, kusjuures mitte ainult sisemised organid, vaid ka need osad, mis kasvavad välja poole, näiteks hambad. Ütleme seal filmis väga palju inimesed räägivad oma kogemustest ja tegelikult mina olen tegelikult väga suur skeptik. Ja raske uskuda, et see võimalik üldse on. Ikkagi see skeptik minus räägib, et Petrov on nad kinni maksnud. Aga ma sõitsin ise kohale sinna. Ja seal koolitusel õpetaja kõigepealt alustab koolitust ja küsitleb, mille pärast te tulite. Ja seal üks meesterahvas räägib oma loo, et ta tuli 5 aastat tagasi koolitusele ja ta käis läbi põrna regenereerimisprotsessi, käivitas seal selle protsessi sellel koolitusel, sest tal oli põrn välja lõigatud, välja opereeritud ja käivitas selle protsessi. Ja lihtsalt siis elu läks edasi, käis koolitus ära, justkui nagu tegi selle protsessi pani käima ja läks 5 aastat mööda, ta sattus neerudega või tal lüskasid, kus ta pidi neerudest pilti tegema. Ja kui ta pilti nägi, siis ta nägi, et ta oli ilus põrn seal pildi peal ilutseb. Siis ta nagu tuli edasi õppima ja sattus minuga ühte gruppi ja ta rääkis oma lugu. Ja see inimene ikka tegelikult rääkis nii veenvalt, et ma arvan, et see ei olnud kinni makstud inimene, kes oma kogemust rääkis. Et minu jaoks oli see väga suur nagu jällegi impulss, et kõik on meie uskumuses kinni. Kui me ei usu, siis me lihtsalt blokime asja ära. Üks kogemus oli küll see, et see on nagu filmiski oli, et inimene lihtsalt luges triloogia läbi ja ta nii tahtis, et tal ka niimoodi tekiks ja läheb paar kuud mööda ja tal lihtsalt hambad hakkavad kasvama. See oli ammu välja tõmmatud. Mina olen Galina Nešeretova, 56-aastane. Ma elan Kurgani linnas ning annan tunnistus selle kohta, et peale Arkadi Petrovi maailma loomise 3 köite lugemist kasvasid mul 2 ülemist jäävhammast. Mul oli suus kullast hambasild ning järsku see hakkas loksuma. Kui see ära tuli, siis ma kurvastasin ja umbes 6 aega oli tigemat paistes. Ige oli turses ja ma arvasin, et see on põletik.
Я просто подумала, что это воспалительный процесс. А потом... Hiljem keelega katsudes avastasin, et mul on tekkinud teravad hambad. Острые у меня появились зубки. Raamatus oli selline lõik, kus autor räägib, kuidas toimub hammaste regeneratsioon ning ma mõtlesin, kas selline asi oleks ka näiteks minuga võimalik. See oleks nii hea, kui mul need hambad kasvaksid, kuid siis hakkasin kohe mõtlema, et mul on ju hambasild ning järsku tuleb mul see hambasild siis ära. See oli minu jaoks niivõrd imeline. Ma olin nii rõõmus nagu laps. Näitasin oma pojale ja lastelastele. Mul on 13-aastane pojatütar. Ja ilma igasuguse häbitundeta avasin ma suu ja nad kõik veendusid, et tõesti nii on. Nad rõõmustavad minu üle ja on isegi natuke kadedad. Kes on energeetiliselt tundlikum, siis tegelikult juba see raamatu käes hoidmine tegelikult juba loob mingisugust sagedust. Ja Petrov on ise ütelnud, et ta kirjutas need raamatud tegelikult ääretult lühikese ajaga. Kas ta ütles, et mingisugused, tal on need jätkuraamatuid veel, ta ütles 8 kuuga vist 5 raamatut kirjutas valmis. Ta ütles, et ta lihtsalt hakkas tulema. Et see on sellest sükest nagu lihtsalt peentasandilt tulnud info inimese jaoks, et aeg on suuremalt mõelda. Ja ka Petrov oli see vahendaja, kes siis sõnadeks aitas panna seda sõnumit. Pjotr Karjajev, bioloogia doktor, Raani akadeemik, lainegenomiteooria autor, rahvusvahelise lainegeneetika keskuse direktor Luksemburg. Olen juba üsna kaua püüdnud sellele nähtusele kohta leida teaduses, tehes seda nii diskussiooni käigus kui ka nüüd koostöös Arkadi ja tema kollektiiviga. Ma loodan, et paljud teadlased jõuavad selles selgusele nagu minagi. See fenomen on olemas olnud juba väga ammustel aegadel, Kristuse aegadel. Siis praegu seda fenomeni kuidagi imelisel kombel teadustatakse järjest rohkem. See Petrov on siuke ise ka kirjastaja ja kui ta siit esimesest raamatust loeb, see on tegelikult väga palju läbi autori oma kogemuse tehtud ja ta siin räägib ka sellest, kus ta siis pandi suure kirjastuse direktoriks ja see kirjastus taheti siis põhja lasta Venemaal ja siis ta siin räägib juba lähemalt sellest. Inimene, kes ka mul aitas toimetada neid, siis ta on need kordasid läbi lugenud ja ta ütles ka, iga kord ma jälle avastan midagi uut ja jälle midagi uut ja jälle midagi uut. Aga tekst, mis siin sees on ka samamoodi, see on otse nagu teatud kanaldus. Ja kui keegi loeb seda sama kanaldust, siis ta ongi ühenduses selle tervendava energiaga. Ja nagu Petrov ütleb, et tema keskuses hakkab toimuma, sest ta suudab seda ühendust sinna luua. Ja selle triloogia kaudu saab samamoodi ühenduse. Nii kui seal filmis oli, et pange käsi peale ka, hakkab juba midagi toimuma. Sergei Kasakov, Moskva meditsiinisüsteemi arenduste keskuse spetsialist. Mind kui arsti hämmastas kõige enam see, et siin ei kasutata mingeid materiaalseid vahendeid ega aparaate. Midagi ei manustata verre, näiteks ravimeid ei kasutata kirurgilist sekkumist. 15 minuti jooksul või õigemini 15 minuti pärast me saame kindlaks määrata muutusi mitte ainult haiges organis, vaid muutunud on kogu organismi seisund. Muutunud on keha geneetiline programm, toimub noorenemine, mitte ainult kindla haiguse paranemine, selle inimese tulevane elu muutub. Ka teised haigused taanduvad ning geneetiline programm muutub paremaks. Mind hämmastab see, et tõesti 5 minuti jooksul see juhtub. No ma ei tea, mis ja millega ja kuidas see mõjub. Olen töötanud arstina ja ma ei suuda seda mõista. Proovida alati. Me võime küll muiata ja naerda selle peale, aga nii on juhtunud. Ehk tegelikult ma olen seda alateadvust nii palju alateadvuse toimimist uurinud, et tegelikult me elamegi alateadliku elu. Ja päris tihti juba mingisugune väljaspoolt tulev impulss alateadlikult meid mõjutab. Me ei pruugi isegi seda tähele panna, aga juba mingi protsess hakkab meist toimuma ja muutus hakkab toimuma.
mõistus teinekord jõu järgigi sellele. Andrei Poljetajev, füüsika ja matemaatika-teaduste doktor. On kätte jõudnud aeg, kus inimkond peab oma elukeskkonda kohandama tuginedes mõistusele, arusaamadele endast, kes on inimene, tajuma oma kohta kosmoses ning leidma inimesele harmoonilise koha kosmoses, tuginedes mõistlikule arusaamisele maailmast. Millele te inimest üles kutsute? Harmoniseerima inimest ja ümbritsevat maailma, leidma uusi paradigmasid ehk arusaama inimesest ja ümbritsevast maailmast. Ning peale selle puhtalt praktilisi töövõtteid, mis on seotud inimeste abistamisega ning konkreetselt nende tervise parandamisega. Siis läbi koolituste me küll anname küsimustele vastuseid. Tähtis on see, et inimesed liiguks edasi, mõtestaks oma elu lahti. Ja mul on hea meel, kui inimene hakkab käima oma teekonda. Ei ole oluline, kas ta käib meie koolitustel või läheb otse Petrovi koolitustel, kui tal see meeldib. Sest me oma koolitustel teatud mõttes Eesti kultuuriruumi terminite kaudu räägime lahti. Aga seal on ikkagi see temperament ja teistsugune vene keel, kui kellelegi see sobib, palun väga. Petrovi keskusesse võib otseühendust võtta, temaga konsulteerida, tema konsultantidega konsulteerida, võib ka tema koolitustele, need on ka tänapäeval online'is, omale tellida neid koolitusi, et juhul, kui te olete selle otsuse teinud, soetada need raamatud endale, need raamatud ei ole juturaamatud või bestsellerid. Et need on ikkagi raamatud, mida võiks nagu pliiats käes lugeda, endale alla joonida ja teatud aja pärast neid alla joonitud asju veel ka uue pilguga üle vaadata. Need on sellised raamatud.